armas koolipere. Oleme kuulnud, et osadele õpilastele valmistab koolipäeva jooksul raskusi hoida meeles ja ära tunda, milline tund parasjagu klassiruumis algamas on. Ületamaks kõnealust raskust, pakume õpilastele elu lihtsustamiseks omapoolse lahenduse. Selleks oleme loonud õpetajatele spetsiaalselt nende õpetavat õppeainet iseloomustava peakatte, milledest täna teie ees mõned näited. Samuti toome teieni vihjeid teiste oluliste persoonide äratundmiseks koolimajas ja loomulikult aksessuaari õpilaste ühe lemmiktunni ja selle paiga ülesleidmiseks. Aga alustagem! Kuna oleme ikkagi liikuma kutsuv kool, siis kehalise kasvatuse või liikumisõpetuse õpetaja tunned teiste hulgast ära peakattega, millel eelkõige liikumist soosivad detailid. Võõrkeele klassi sisenedes võid olla esialgu jahmunud või lausa segadusse aetud. Ent võta nähtavat rahulikult, keskendu ja juhindu vihjele, mis meeles selles keeles. Nüüd ei tohiks sa küll enam iial eksida, et oled sattunud ajalootundi, kuna nii iidset fassongi ei kanna peale ajalooõpetaja koolis mitte keegi. Muusikatundi sattudes võid esmalt olla silmist pimestatud, ent ära karda ega lase hirmul endale naha vahele pugeda. See helk tuleb kõigest enne sinu aegsetest CD-plaatidest. Leia üles oma noodivihik ja loomulikult flööt ning laulutund võib alata. Peale 3. või 4. tundi annab sinu kõht suure tõenäosusega märku, et aeg on leida ruum söögivahetunniks. Oled õiges kohas, kui märkad täiskasvanut, kelle peakatet ilmestavad söögitarvikud ja loomulikult kõigi laste lemmikud, nuudlid. Selleks kellaajaks võib majja ilmunud olla ka väga mängulise peakattega naisterahvas. Saa tuttavaks pikapäevarühma õpetaja. Kui sul tekib aga koolipäeva jooksul vastupandamatu mõte, et läheks õige koju või hoopis linna peale uitama, käi igaks juhuks läbi meie Mettoe kabinetist, kes kinnitab, kas sul ikka on palavik või on sul hoopis muu häda küljes. Päev jätkub. Sisenedes klassi, kus sind ootab ees oma pea kohal tohutul hulgal raamatuid kandev pedagoog, võid olla kindel, et algab eesti keel või kirjandus. Informaatikatunni leidmiseks otsi õpetajat, kelle peakatet kirgastab tiihüppe märgis. Ja sinu jaoks ilmselt juba vanamoodne tehnikavidin, aga siiski arvuti. Loodusainete tunni ülesleidmiseks otsi õpetajat, kelle peakatelt leiad meie 4 aastaaega ning vihjeid linnu- ja loomariigile. Avastades end justkui lõngapoest, võid mürki võtta. Algab käsitöötund. Koolis käimise puhul on üks mis kindel, et siin võiksid sa selgeks saada, kus sa täpselt asud, kuhu liigud ja mis suunas.
selle saad kõige paremini selgeks ikkagi geograafia tunnis. Ja lõpetuseks kooli tähtsaimad persoonid, haldusjuht, kelle käest saad abi kõige avaneva ja mitte avaneva osas. Infosekretär, kelle tunned ära tema esinduslikkusest ja üle infoleti paistvate silmade. Kogu selle virvarri aitab õhtu lõpuks kokku seada ikkagi meie koolijuht, kes teab täpselt, kuhu iga pusletükk meie haridustemplis sobitub.